Tere hommikut! Loodan, et rahvast tuleb juurde. Praegu on selline normaalne tudengite punt, millega ma harjunud olen, aga ju koguneb juurde natuke. Ja jah, mina pean teile rääkima nüüd hakatuseks natuke ka faktidest, mis just praegusel hetkel ei pruugi just maale minekuks kõige julgustavamad olla. Aga teisest küljest on teatud trendid, mis jällegi võivad seda oluliselt muuta. Ma tealt ei tea, kuhu ma pean täpselt rääkima, sellepärast, et üks mikker... See töötab nii. Jah, aga ma pean seda teist ka hoidma igaks juhuks nagu käigus, et toimiks. Ja ma olen see esimese pildi peale, mis ei ole liiga palju, esimese pildi peale pannud ka sellised Eesti maaelu väga tüüpilised image'id või, et on väga palju sellist loodust, ülgset loodust, mis inimesi eriti sinna maale ju kutsub, eriti linnainimesi. On väga eripärast kultuuri ja need Seto memmed on seal, mitte ainult memmed, seal on ka mõned päris pisikesed on aktsioonis juba. Ja see teeb ka hea meelt, et Setomaal tõesti see traditsioon nagu kestab. Ja on ka sellist vahepealset inimtekkelist kultuuri, mõisakultuuri, mille peale näiteks norralased lähevad täiesti leili, kuna Norras on 2 mõisa läbi aegade olnud, 2 noobelmeest, ja kui te norralasi siin võõrustate, siis kindlasti viige nad kuhugi mõisa ja nad on sellest väga vaimustatud. Nii et, ma olen harjunud jah, näpuga panema, siit saab ka vist. Et ma natuke räägiks sellisest populaarsest 80-90-ndate populaarsest teooriast, aga väga lühidalt muidugi. Üleüldse mul oli alguses mingisugune 150 slaidi, nüüd ma olen püütud neid niiviisi kustutada 10 kaupa, et mõnikümmend jäi alles. Ja ilmselt lõpuni ma ei jõuagi neid ära rääkida, seal on juba täpsemalt siis antud teatud soovitusi, et mis kuskil kandis nagu teha annab ja mis on paremad võimalused. Aga ma räägiks nagu kõigepealt natuke sellisest tootmisjärgsest mudelist, mis siin 90-ndatel sai just Britis, sai väga populaarseks ja nad on siiamaani seal väga popp, sest ikkagi seal, kuna sinna tuleb nii palju rahvast juurde, siis kuhugi tuleb inimesed elama panna ja siis see jõukam ja selline nutikam seltskond tealt kolib just sinna võsa vahele. Ja vanad veskid, külakeskused tehakse väga vuntsitakse seal üles, nii et see on selline tõsine teema. Siis mõned pildid sellest, mis siis Eestis on toimunud ja nagu ma Urmas juba ähvardas, et ega siin praegu sellised pildid väga ilusad ei ole. Et väga palju on see nooled sinna Tallinna ja välismaa poole kaldu. Aga see faktoloogia tuleb endale sellegist teha, et mis siis edasi tulema hakkab. Ja see, mis edasi tulema hakkab, võib olla isegi palju lubav, sest maailmas on erinevad trendid, mis seda Eestis olevat ressurssi ilmselt lubavad nagu hoopis paremini väärtustada, kui seda seni saanud teha. Nii et joonistame ka siis sellise teatud tulevikupildi ja kuna teema oli ettevõtlus, siis ehk mõni ettevõtja saab ka mõne hea idee siit, et millega siis sellises mõnusamas keskkonnas nagu tulevikus tegeleda. Ootame, mis töötab. 2 meest, ühte te näete täna siin pärast lõunat. Ma tahtsin aga koos ka kohale sõita, keda viitsin nii varu üles ärgata. Et me läks natuke juba koordineerinud seda juttu. Ja esimese pildi peal on Kate Halfaker, Briti analüütik, uurija, kes on sellisest tootmisjärgsest ühiskonnast väga palju kirjutanud. Ja see sai siin ka 90-ndatel küllaltki popiks, kuigi seda on ka nüüd väga palju kritiseeritud ja kuna faktoloogia kohati sõidab teises suunas, siis kõik ei pruugi nagu selle teooria järgi minna ja teooriad ongi teatud abstraktsioonid ja alati ei pruugi nad nagu kehtida. Aga samas ma usun, et annab nii mõnegi hea idee. Ja teine autor, keda ma kohe ka pildiliselt näitan, on siis Richard Florida, kes siis on kirjeldanud loovat klassi, tal on veel muid huvitavaid kontseptsioone, aga üks selline läbilöönud märksõnasid on siis loov klass, need on siis sellised Urmase Taneli tüüpi vennad, aga mitte ainult, kes tegelikult tegelevad nii meedias kui ka kunstis kui ka inseneerias, on suhteliselt rahakad, suudavad valida omale keskkonda ja siis vastavalt sellele ka tegelikult sageli loovad ise omale keskkonna kuskil. Mis on just siin Euroopa äärealadel nii lõunas kui põhjas, aga eriti põhjas väga populaarne on just see, et inimesed sätivad ennast
millest ka Mikita räägib, et sa pead sinna metsa vahepeal saama, muidu sul hakkab halvasti olema. Sa tunned ennast halvasti, pead sinna metsa saama vahepeal. Ja see tõenäoliselt on oluline selles kultuuris. Saksamaal saavad seda väga rikkad inimesed lubada, meil on see täiesti keskklassi hobi omada oma suvilat kuskil. Ja põhjus, miks see tekkis, miks seda kontseptsioonist hakati rääkima, tootmisjärgsusest oli see, et puhtalt empiiriline fakt, et lihtsalt pane sa raha sinna põllumajandusse, maaelu, kui palju tahad, inimesi jääb ikka vähemaks, sest ettevõtted lähevad suuremaks ja see poliitika, et sa investeerid tehnoloogiasse, teed nad konkurentsivõimelisemaks, selle tulemusel hoopis see, et töökohad kadusid. Nii lihtne oligi. Ja hakati mõtlema, et äkki teeks teistpidi, et kõigepealt kutsuks ägedad inimesed kohale, need tekitavad omale teenused, hakkavad seal suhtlema, mõtlevad uusi asju välja ja läheb niipidi käima. See maal ettevõtlus ilmselt ka midagi sellist peaks nagu olema. Ja mis on need uued majandused? On muidugi väga palju turismist on räägitud, kuigi sellises halvas suusailmas on see selline riskibusiness ja ka täituvus näitab, et Lõuna-Eestis täituvus 22% on aasta läbi, aga on teatud ajad, millal ta muidugi päris hästi töötab. Aga ka kõik sellised muud loovad tegevused, et nad annavad inimestele ruumi tegutsemiseks, võimalused luua sellist kogukonnad, nagu sa ise tahad. Ja samas muidugi üsna kriitiliseks on ka juurdepääs, et kui ikkagi ta väga osa vahel on, siis sinna ikkagi ei kipu juurde saama, et nad tahavad ikkagi ka muus keskkonnas teenustele ligi pääseda. Ja siin on teatud põhjuseid veel, miks see selline diskussioon sellise tootmisjärgse ühiskonna, just maaühiskonna järgi tekkis. Ma ei hakka siin väga sisse minema, et kes on rohkem huvitatud, need salid lihtsalt pärast kätte, ma usun, et saate ka rohkem sisse vaadata. Aga mis ka üks kindlasti on, millest ma räägin veel uuesti, tagasi tulles Eesti näitajate juurde, on see, et sellele hakkas kaasa rääkima ka teatud vanustruktuuri muutus, räägitakse vaid elutsükli teooriast, et noorelt inimesed lähevadki linna, peavadki õppima, peavadki karjääri tegema, siis on eeslinnastumise periood ja siis lõpuks minnakse jällegi rahulikumasse keskkonda, odavamasse keskkonda tagasi. Ja see vanustruktuuri mõju on nii Ameerikas kui Euroopas olnudki üsna oluline. Nüüd seesama Richard Florida, ma natuke juba rääkisin selle teema ära, ta on üks selliseid populaarsemaid, suudab ennast hästi müüa, tal pidi isegi olema eralennuk ja tema honorar on umbes sama suurusjärgus kui Bill Clintonil, nii et siis võite ise ette kujutada, et teadusega võib ka raha teha. Aga see loova klassi teema tõepoolest on just sellises rikkamates ühiskondades toimima läinud ja tema oli muidugi ainuke autor. Sel teemal on päris palju kirjutatud ja kirjutatakse veel edaspidi. Ja Eestiski, näiteks kui me võtame Viljandit, kus siis mul on üks intervjuu katke, kus siis 90. alguses need kultuurikolledži poisid said linna peal peksa, isegi õppujad said peksa, sest nad olid liiga teistsugused. Ja nüüd siis 20 aastat hiljem, kes sai linnapeaks mõni aeg tagasi, nüüd on küsimus, kas ta edasi saab olla, aga igatahes fakt on see, et need imelikult folgimehed võtsid nagu Viljandis võimu üle tegelikult, mis on päris muljet avaldama. Ja mis on maailmas toimunud ja ka Ameerika näide, kusjuures ma juhin tähelepanu just, kas siin saab näidata ka laserit, on vist see või? Jah, et juhin tähelepanu just Alaskale, mis eriti siin kriisi järgselt on ainult kasvanud. Alaska, mis on umbes samasuguse, sita suusailmaga koht nagu Eesti, on päris agaralt Ameerikas võtnud rahvast juurde. Kui nüüd üldiselt muidugi Ameerikas sai väga palju tähtsad, miks ma näitan seal Ameerikat on see, et mis toimub seal, tuleb paar aastat hiljem siia. See on väga sageli juhtub nii. Ja nagu näete, see kesklääs, selline kuiv, kõrbeline, muidugi siin on teemaga, mis suurusega need countid seal on, eks ole, see on maakonnakaart. Aga fakt on see, et sinna väga palju koliti. Päikese kätte, soojemasse kätte, kuivamasse kliimasse, sellised kliimapõgenikud siit põhjast ja keskosast ära. Nüüd pärast kriisi on see natuke hõrelemaks jäänud, aga ikkagi kolitakse välja, aga kolitakse just suburbiasse, see on selline teatud kaugusel linnast keskusest, et mitte siit liiga kaugele minna. Aga mis mind just ahvates või peaks sealt rohkem vaatama, mis seal toimub, eks ole, et ressursimajandused, mis siis pärast kriisi on just läinud Alaskas kasvuteele ja Eesti on praktiliselt enam analoogne piirkond klimaatiliselt. Nii, üks tuttav mees siin ka pildi peal.
et kellega me oleme ka teinud täitsa mitu, vähemalt 1 või 2 ametlikku intervjuud seal tudengitega koos, et kuidas siis on ikkagi minna linnast ja mis siis ikkagi, kas toimib või ei toimi, eks sa pärast ise räägid paremini selle asja üle. Aga mis on nagu selline üldine sõnum, on see, et ikka tootmiseta ei saa. Et kui sul ikkagi teatud kriitilist massi töökohti, just tööstustöökohti või mis iganes töökohti, kui sul on, aga Eestis ma ütlen, peale tööstuse tegelikult mingi asi nagu sellist aasta läbi hõivet ei suuda pakkuda, siis ka tegelikult on sul väga raske kogu seda taristut ja ka muid teenuseid üleval pidada. Ja see on ka sõnum, ütleme siin poliitikutele, kes siin ka täna läbi astusid, et kui sa sinna Võrru ja Valka ja sinna töökohti tööstuse näol juurde ei tekita suhteliselt suures koguses, siis tegelikult ka see muu maaelu ei suuda nagu seda üleval hoida, sest kohe ma näitan neid pilte, mis näitavad, kuidas on läinud. Ja ka see, et tegelikult inimesed, kes on senimaani töötanud farmis, teda ei saa panna infotehnoloogiks, eks ole. Siin on natuke teised kvalifikatsioonid, seda ei saa niisama üks-üselt üle viia. Keskkonna tekitamine, siis omakorda see, et tekib sesoonsus, nii et tegelikult see postproduktivism ei ole selline unelmate kontseptsioon, et hakkame tegema niiviisi ja kohe tuleb, et tegelikult eriti siin meie kliimas ilmselt on asi natuke nagu keerulisem. Mis siis Eestimaal toimub? Et toimunud on väga suur struktuuri muutus, et kui meil siin 100 aastat tagasi enamus inimesi elaski maal ja töötaski põllumajanduses, siis tänasel päeval on see nagu pööratud, et enamus inimesi elab linnas ning tegeleb teenustega ning siin on puhtalt selline ruumivajadus on erinev ja tehnoloogia, mis on oluliselt efektiivsust suurendanud, et kui kunagi oli hobuvankri ajastu, siis oli üks ruumivajadus, täna, kus masinad teevad selle töö ära, on see vajadus hoopis teine. Ja omakorda siis ka globaalne tootmine on seda väga palju mõjutanud. Ja siin on üks selline pikk graafik Ameerikast, selline varsti siis juba 200-aastane lugu, kus siis näitab, mismoodi siis see struktuur on muutunud, nii et Ameerikas on ta kukkunud see esmasektor, ehk siis põllumajandus, on kukkunud sinna 2% peale ja seal on, meie masinad on veel pisikesed nende kõrval, mis seal on. Seal on ikka veel see tootmine eriti efektiivseks aetud. Ja kui me võtame kõrvale see Eesti sellise lühema graafiku, siis ka meil on toimunud üsna selline intensiivne just siin alguses 90-ndatel kukkumine ja see on jätkuvalt kestnud kuni siin Euroopa tõsiste toetuste tulekuni ja tegelikult ka see, et suhtarvus lihtsalt, meil praegu on maal juba tööjõust puudus oluliselt, et tegelikult sinna on lihtsalt vaja natuke nagu juurde anda. Samas ka mitmed näiteks puidu kasutamine kütteks, see loob ka selliseid töökohti ja ka mitmeid juurde. Tööstus on olnud märksa stabiilsem, aga kahjuks vähenenud, kuigi nüüd see ongi see koht, et kus me peame edasi mõtlema ja teenused on olnud valdavalt linnalised. Ja vahepeal on ka veel üks graafik, see on ehitus, mis vahepeal tegi siin buumi ajal väikse hüppe, mis on selline lihtsalt huvitav nüanss. Ja kuna nüüd teenused on linnakesksed, eriti just infoteenused, pangad, kõik sellega seotud, siis on see SKP, müstiline SKP kasvanud ennekõike muidugi Harjumaal siin. Tartu on viimasel ajal tagasi andnud, sellepärast et Tartu linn elab suuresti riigi raha peal, ülikoolide kliinikud ja muuseumid, mis seal kõik on. Ja väga suur osa Eestit on kahanenud ja tulemuseks on siis eriti just siin viimase kriisi järgselt on olnud väga suur tööjõu väljaränne, mida kaugemale, nagu te hoomate, eks ole, mida kaugemale linnast, seda suurem on see protsent inimesi, kes töötab väljas. Tegelikult tuleb siia mõni protsent veel juurde liita, sellepärast et rahvaloendus ei mõõtnud paljusid üle. Need, kes juba seal töötavad, nemad seda ankeeti täitnud ja need tuleks siia veel juurde panna. Nii et see nüüd sellistes piltides kajastub, mis siin muidugi eraldi sisse silma torkab, on selline linnalähisus. Et mis on toimunud, ei ole toimunud mitte linna jooksmine ainult, aga tegelikult on toimunud eeslinnastumine, see tähendab, et inimesed tulevad kõigepealt linna ja siis kolivad linna äärde. Ja see on üldine tüüpiline Lääne, Euroopa, Ameerika muster, toimunud juba peaaegu 100 aastat. See esialgu jätkub, see on autopõhine ühiskond, see töötab autol. Ja see töötab ka teiste suuremate linnade ümber, isegi Kuressaare ümber, Haapsalu lähedal, kus siis inimesed on kolinud nagu linnast väljapoole. Ja neid kaarte võib siin plõksida mitmeid, eks ole, et see on nüüd selline pikaajalisem muutus, et see muster on üsna sama, et on 2-3 suuremat linna ja siis nende ümber olevad lähimad.
ma lasen selle mööda. Veel üks statistika, selline tore kaart, võite levitada, statistika oma peate ainult viitama, mis siis näitab suuruse järgi on nüüd need omavalitsused välja venitatud, et kuskil kui suur omavalitsus on. Ja siis see suur pomm siin on nagu Tallinna linn, eks ole, Tartu on natuke väiksem pomm ja maakohad on selle pealt üsna nagu hõredaks jäänud. Nii, ja on tehtud ka statistikas joonava prognoos, et kui me võtame need trendid, mis on olnud siiamaani viimased 20 aastat ja veame selle joone edasi, siis tuleb siuke pilt, et sama palju inimesi jääb veel vähemaks. Nüüd ma ei ole nagu väga kindel, et see nagu teostub, sest teatavasti loodus tühja kohta ei salli ja kui ikkagi teatud kohas on maja hind on mõni 1000 eurot, siis tõenäoliselt hakkab see midagi nagu teistmoodi töötama. Ja see, mida nüüd Ivikanis on ajanud, et tulge maale, et siin on odav elada ja tore elada ja hea keskkond ja kõik muu, et see ilmselt hakkab ka mingil hetkel nagu teistpidi tööle. Ja seda tõestab ka tegelikult Euroopa pilt. Ma olen kohe peale selle vallataseme kaardi. Natuke küll udune siin hästi peenike muster, aga siin on näha, et tegelikult Ida-Euroopa on suuresti siin elanike kaotanud, Põhjamaad on kaotanud, see on sinine on siis nagu kõvasti vähenenud ja samal ajal Lõuna-Prantsusmaa, isegi Suurbritannia, Iirimaast rääkimata, rannikualad siin Hispaanias, Põhja-Itaalias, Kesk-Euroopas on päris kenasti selle rahvast juurde saanud. Nii et see pilt Euroopas väga palju sõltub sellest, et milline see üldine rahvastiku liikumine ja kuna Eesti on nii palju inimesi kaotanud siin viimaste aastakümnetega, siis ja praegu on esimesed tendentsid, et nad hakkavad tagasi nagu kerima, et see tagasiränne hakkab nagu suurenema. Ei ole enam kedagi, kes välja läheb, sest noored on otsa saanud, siis võib ka arvata, et see mõjub ka hästi nagu maa elule. Nii, kuidas ajaga on? On. Et maailma trendid ja mis on siis Eestis nagu rahvastikuga juhtuma hakkab või võib hakata. Ja need maailma trendid on selles mõttes nagu meie sellisele kehva suusailmaga kliimale või piirkonnale, hõredale piirkonnale küllaltki positiivsed. Kõigepealt, me ei saa rääkida muidugi kriisist, et kriisist on veel, me ei saa rääkida, et see on päris kriis, kuigi paljudes riikides seda on, kui me võtame siin Aafrika, Aasia maid. Ja pidevalt kasvab elanikkond just Aafrikas, Aasias. Rikkad riigid, kes on praegu veel arengumaa staatuses, Hiina, India, tarbivad üha rohkem, aga mitte ainult, ka Indoneesia, mitmed muud, mille aega teaga siin mälumängu mängida, aga kui te mõtlete, kus asub Indoneesia ja palju seal elanik on või kus asub Vietnam, palju seal elanik on, siis pärast vaadake järgi ja võrgele neid Euroopa riikidega ja siis te saate kena aha-elamuse, et ohoo, nii palju tõesti või. Nii. Ja praegune selline kütushinna langus on ilmselt selline tore selline vahepaus, et on võimalik jälle maal käia odavam raha eest, aga tõenäoliselt see selline hea elu väga kaua ei kesta, et need kütushinnad kerivad jälle ülesse. Ja sama nagu toiduga, sest hiinlased ja indialased ei lepi enam riisi topsikuga, aga tahavad liha süüa ja see tähendab, et see toiduvajadus maailmas pidevalt kasvab. Ja need regioonid, rääkimata muidugi eurooplastest endist, kellele meeldib selline puhas toit ja fakt on praegu see, et tegelikult olen Lõuna-Eesti ökotalunikuga rääkinud, neil on juba sügisel kaup otsas, et tegelikult ei ole kasvatajaid, et andke kätte ainult. Nii et need regioonid, need piirkonnad, kus on nagu ressurssi selleks, et toitu ja energiat toota, need on selgelt sellises pikas perspektiivis võidumehed. Ja see on nüüd selline jälle üks pikk vaade, et kui vaadata viimase aasta trendi, nafta hind on kukkunud poole võlla, oi kui tore elu, kõik läheb hästi, eks ole. Aga kui sa vaatad sellist trendi, siis tegelikult ega selle naftaga ikka väga pikalt, meie põlvkond veel sõidab lõpuni, aga pärast seda ilmselt on elektriautod ja muud asjad, mis siis ringi sõidavad. Ega auto ei ka küll kuhuga, aga millega ta ringi sõidab, siin omaette lugu. Ja kuskilt tuleb seda energiat toota. Ja kui nüüd mõtleme selle peale, et mismoodi energiat, ma panen järgmise tegelikult korraks, mismoodi energiat annab toota, siis üks on teda teha õlist, mida annab hästi vedada, aga puitu üle 50 kilomeetri nagu ei ole mõtet vedada, kuigi Eestis ka veetakse, ja pelletid veetakse veel kuhu ma ei tea, üle ookeani isegi, mis on täielik juba ökosuitsiid. Aga fakt on see, et see energeetika, see tootmine, mis sellisel nagu taastuval ressursil pahineb, saab olla hoopis hajutatud. Ja see nüüd jällegi
sõnum maaelule, et tegelikult teatud tootmised, kes saavad omale sellises piirkondlikus võtmes püsti pandud, saavad olla ilmselt konkurentsivõimelisemad tulevikus. Ja on teine teema siis, mis on kogu see kliimamuutus, mis süsinikumaksude suurenemisega, kogu see teema, mis puudutab siis emissioone, just süsiniku, aga mitte ainult ka süsiniku, aga ka naerugaas on nüüd teemaks kerkinud, metaan, mida meil sood näiteks produtseerivad päris kõvasti. Ja diskussioon, et kas Eesti oleks pidanud oma metsa ka nagu maha müüma kvootide all või mitte, ja väidetaksegi, et metsast, kuna me oleme metsa väga palju kuivendanud, siis sealt tuleb hoopis seda süsihappegaasi veelgi rohkem üles, et me oleks võib-olla sellega hoopis vastu pükse saanud. Aga täpselt arvutusi pole vist väga tehtud. Aga fakt on see, et kliima muutub. Temperatuur kasvab. Norralased on nüüd juba üsna kindlad, et 2100 merevesi ookeanis on 70 senti kõrgem. Nii et kui teil on rannaajalised alad, siis mõtelge selle peale, ärge liiga madalale ehitage. Aga mida see ka veel tähendab? Tähendab see tormisid, tähendab, et kliima on ebastabiilsem ja tähendab ka muidugi seda, et kogu see asi, mis nagu kasvab päikese all, see kasvab üha uhkemalt. Meil sajab rohkem, meil saab olema soojem, viimased talved, need käivad muidugi tsükli kaupa, 3-4 aastat tagasi jälle väga külmad talved, aga selle üldine trend on ikkagi plussis ja need alad, mis on siin lõunas, ilmselt 200 aasta pärast me sealt enam tomatid ja maasikaid ei saa. Ja kartan, et ka puhata ei ole seal enam võimalik, sellepärast lihtsalt ei ole vett. Isegi temperatuuri poolest on võimalik see kuidagi ära konditsioneerida ja kõike muud teha, aga sul ei lihtsalt vett ja selle vee magestamine, ma ei tea, kas jõutakse sellise tehnoloogiani, et see muutuks nagu, et sa võid ka kastmisvett magestada, et araablased muidugi teevad seda, aga neil on lihtsalt väga palju naftat veel. Nii, ja veel üks oluline tegur on muidugi Aasia, tasapisi kasvab ka Aafrika muidugi ja Ladina-Ameerika, aga need on Aafrika läheb veel väga palju aega ja Ladina-Ameerika on väga kaugel, aga Aasia on väga suur turg just puidu toodetele, mida meie siin saame tekitada. Ja mis on väga oluline sõnum, on see, et konteiner Hiinasse ei maksa peaaegu midagi. Sinna saadetakse palki, Värska vesi saadab sinna vett müügiks ja tegelikult on võimalik sinna iseasi see, et kas me saame nagu sellise koguse kokku, et seda esiteks see konteiner kätte saada ja teiseks, et tealt ühest konteinerist on vähe, et meil peab tekkima seal mingisugune partner, linnakene, võib-olla selline väike linn 2 miljoni elanikuga, umbes Läti suurune, et siis võiks nagu edasi liigutada, et see on võib-olla, aga see on pigem nagu, kahjuks Anne Sulling nüüd ei ole enam minister, tal tuli see päris hästi välja, selline Eesti müümine. Nii, ja mis on nüüd hiinlastega veel, et seal on sellised poisid, muidugi on domineerivad jätkuvalt, aga seal on ka väga palju neid inimesi, kes sellistesse klubidesse kuuluvad. Ja seal maja ees seisavad Mercedesed ja Lamborghinid ja nendel inimestel on väga palju raha, et tegelikult, ja neile tegelikult see Eesti roheline keskkond võib väga palju meeldida. Teate miks? Sellepärast, et kui sa Hiinas linnast välja jõuad, siis see, mis linna piiri taga on, ei kannata üldse mitte vaatamist, elamisest rääkimata, sest see kontrast on seal ikka eriliselt räige. Ja on muidugi vedatud turismipiirkonnad, aga seal tuleb selle metsa mineku ees ka maksta, nii et selline omaette lugu, et selle tihedused ja võib-olla see on hoopis teistsugused. Nii, ja see on muidugi jällegi selline jooloprognoos, et mis siis seal Aasias edasi juhtuma hakkab, sealt sinna läheb seda kaupa väga palju, nii et kui kuhugi turul orienteerida, siis kindlasti Aasiaga tasub tööd teha ja Eesti riik on sellest ka aru saanud, meil on oma sinna kontorid tekkinud nii Hiinasse kui Indiasse, et ja tegelikult kui arvestada, et 10 aasta pärast on Hiinas paarsada miljonit sellist keskklassi inimest, paarsada miljonit, mis on sama palju Euroopas. Ja kuna lennukid lendavad üle Eesti Hiinasse, see ongi Finnairi üks põhiäri ideesid olnud viimased 20 aastat, nad on olnud väga edukad selles. Seda on ka Erik Sakov siin Tallinna lennujaamaga mõelnud, et peaks ühe Hiina firma siia sisse saama Eesti Tallinna lennujaama või Eesti õhku, et saaks hakata ka Euroopasse laiali vedama. Siis võib see olla vägagi põnev idee just Eesti turismi inimestele, hooldusbusinessile ja mitmele muule. Nii, ja siis on meil üks selline märksõna nagu hõbemajandus ja see tuleneb puhtalt sellest, et Euroopas siin lähima mõnikümne aastaga tekib juurde 10 miljoneid eakaid inimesi, kes vajavad hooldusteenust
Eile just rääkisin Valga inimestega, kes teavad väga palju, mis toimub Hellenurmes ja kus on üks Eesti suurimaid, mis ongi suurem äkki, hooldekodu. Seal on kohtade puudus, seal on ehitatud juurde, nii kui ehitatakse juurde, kohe on jälle kohad täis, nii et see on selline väga, väga tõsine uus business ja ilmselt ta saab olema hajutatum. Nii et ja mis on Eestiga positiivne pool, et meil on see traditsioon, meil on spa traditsioon täiesti olemas, see tähendab, et me eriti siin lääne pool oskame inimesi tervendada ja selleks, seda ei teki üleöö, et selleks, et tekiks mingi uus tööstus, kulub ikkagi 10 aastaid. Nii, ja ma lasen nüüd, ja see on sellised taustapildid, eks ole, et mismoodi hakkab ühiskond tulevikus välja nägema, kuskil Sardiinias või Baskimaal või Ida-Saksamaal on juba 20 aasta pärast, isegi 15 aasta pärast on teil mediaanvanus on 60 kanti. Tähendab, et pooled inimesed on nooremad kui 60 aastat, pooled inimesed on vanemad kui 60 aastat. Ja ma olen Ida-Saksamaal mõnes sellises külas käinud, et see on päris selline omamoodi elamine. See on muidugi ka, tähendab hoopis teistmoodi businessit, teistmoodi poliitika tegemist, aga selleks ei ole täna aega pikalt rääkida. Ja see puudutab ka Eestit. Ka meil tuleb juurde 100 000 uut eakat inimest ja nüüd oluline teema on veel see, et meil on uus peremudel, et meie noored ei taha ju, mina mäletan küll, et minu vanemad võtsid vanaema, kui ta väga haigeks jäi ja vanaks jäi enda juurde. Aga nüüd noortel ei ole lihtsalt aega ja võib-olla jälle ka tahtmist ja siis otsitakse nagu seda kohta, kus saaks. Nii et üks äriidee võiks olla, et kui nüüd koolid kipuvad hõredamaks jääma, et on üks selline vana mõisakool, kõrval on 4-5 kortermaja, osad on nad juba ära hüljatud ja kui seal nüüd see asi korda teha, siis oleks seal selline 250-300 kohaga kompleks, mis ilmselt müüks päris hästi. Nii et võib selliseid asju mõelda. Ja teine pool nüüd, mis ettevõtjad ilmselt morjendab, on see, et kus saada tööjõudu. Et ega meil siis muud ilmselt ei jäägi üle, et tuleb ikkagi natuke eakamad inimesed taas tööturule või vähemalt hoida inimesi tööturul. Ja sellega, aga võimalik, et me peame ka Eestis on juba kaasused olemas, kus siin on inimesi tuuakse. Eile isegi üks biotehnoloogia firma ütles, et toob omale keemikuid Ukrainas, sellepärast, et Eesti keemikud vist ei vasta sellele või siis tahavad liiga palka saada. Nii, ja veel üks väide. Üks väide on siis see, et tulevikus elav maarahvas on tegelikult linnarahvas. See juba praegu ta seda paljuski on, sellepärast, et hõivestruktuuris vist kõige agraarsem maakond on Hiiumaa, kus on 12% tööhõivest on ainult nagu põllumajandusega kaetud. Ja 88% siis tegelevad nagu muud asjadega, natuke püüavad kala, aga enamasti teevad nagu plasti ja teevad turismi. Ja samas on tekkinud ka see teema, et on teatud kandid, mis on väga hõredaks jäänud. Ja seal on muidugi väga põnev nagu jahil käia ja metsaelukaid on seal palju, sest keegi ei sega neid. Aga samas nüüd on küsimus see, et kas me nagu jätame nad, nagu Ardo Aasmäe, kes nüüd küll vanale kahjuks läks, kas me jätame mõned maha või me teeme ka midagi. Seda peaks muidugi nüüd uuelt ministrit küsima. Pevkur sai sellest murest vist lahti, et sellega enam ei tegele. Aga või siis ka see, et kui te olete väga selline alalhoidlik inimene, nüüd Päästeamet avaldas ka nüüd kaardid, et kuhu nad jõuavad, kuhu nad ei jõua, et siis kui sa oled seal kuskil metsa vahel, et siis tead, et Päästeamet poole tunniga sinu juurde ei jõua, järelikult sinu maja on juba maha põlenud selleks ajast tuleb, mida tuleb ka muidugi ilmselt arvestada. Või siis te tekitate omale kohaliku komando ja püüate kuidagi moodi ühiselt asju ajada. Teine asi muidugi see, et äkki riik peaks nagu nendel inimestel sel juhul vähem nagu maksu jällegi võtma, et teenust niikuinii ei saa, eks. Aga mis nüüd juhtuma hakkab, mis on nüüd selline huvitav asi, on see, et vanustruktuur teatavasti muutub vääramatult. 10 aasta pärast olete te, see hakkab ka ära kustuma, 10 aasta pärast olete te 10 aastat vanemad, otselt. Midagi teha ei ole. Demograafiline. Ja mis on nüüd olnud, ma saan uue toru. Nii, ülevad. Esimese kohta, kus ma vist üle rääkida saalist. Et lähtudes sellisest elukaare teooriast või elutsükli teooriast, ongi siis noorelt linna ja siis teatud vanuses, seal on siis 45-50 pluss, hakkavad inimesed võtma asja rahulikumalt, on karjääris nagu kindlad ja hakkavad siis vaatama rohkem keskkonna poole. Et see keskkond versus karjäär on nagu kogu aeg teemaks ja
nüüd pärast muidugi Sulev saab nagu kommenteerida seda, et mismoodi see keskkonnavahetus siis on õnnestunud ja kas see on üldse võimalik, et intervjuudes oleme me seal päris pikalt rääkinud sel teemal. Et päris nii lihtne see vist ei ole, aga samas võib-olla on see ka nii. Nii, see töötab või? 1-1. See töötab nüüd. See ei tööta. Lähemale, okei. Mis on nüüd viimase rahvaloenduse numbrid? Ja kolleeg Kadri Lietmaa võttis numbrid välja. Et see on siis need, kuidas noored rändavad. Need rohelised alad seal Tallinna ümber on paljuski tänu sellele tekkinud, et ka need 15-aastased peavad koos vanematega minema, et nad kirjutatakse ka sinna siis sisse. Et nad ise väga ei rända. Aga üldiselt väga noored inimesed on enamasti nagu suuremas linnas, kesklinnas. Ja nüüd vaadake, mis juhtub nagu tööjõutuealistega. See tealt hakkab pihta juba kuskil 50 ja edasi, kus siis linnad on vastupidi, kahanevad üsnagi märkimisväärselt. Ja nüüd eriti muidugi sellised parema keskkonnaga kandid, aga mitte ainult ka näiteks suhteliselt hõredad kandid siin Valgamaal on saanud üsna kõvasti nagu sellist eakamat seltskonda juurde. Et see on see asi, mis paratamatult tänu sellele demograafilisele struktuurile Eestis lihtsalt juhtuma hakkab. Kui nüüd ei juhtu midagi sellist, et üldse meil ei ole võimalik enam juurde pääseda, mingid teenused ei ole, et kui see keskkond läheb niivõrd halvaks, siis loomulikult see ka ei pruugi teostuda. Et seal on muidugi tingimused. Ja turism ja see sama hooldekodu seal, millest ma just rääkisin, seal kompleks on ikka päris suur tekkinud. Need on nüüd need businessid, millega saab maal päris kõvasti tegeleda. Ja samal ajal on muutunud inimeste liikuvus, inimesed karutavad ringi ja retooriline küsimus, et kui Tallinna mingite ametnikega meil oli üks arutelu ja siis ma küsisin, et kus asuvad teie inimesed juulikuu, näiteks selline juuli nädalavahetus, palju on inimesi Tallinna linnas ja palju on inimesi kuskil väljaspool, siis see pilt avaneb siin on küll natuke veel kehva pilt, sellepärast, et see ei mõõda ainult, mõõdab ainult pikaajalist, see on nüüd mobiilpositsioneerimise järgi ja siin on näiteks Vihula vald, mis kasvab 4-kordseks, tähendab inimesed suviti, peaaegu 4 korda rohkem inimesi elab seal pikaajaliselt. Aga siis kui me võtame nädala lõpud, lühikesed sutsakad juurde, siis on ilmselt neid inimesi veelgi rohkem, kes sinna üsna sageli käivad. Ja nagu näete, see saared, sellised rannikud, kõrgustikud, need on need, kuhu siis ikkagi üritatakse minna ja kus seda suvitamist rohkem on. Nii, ja mis see kutsub? Loodus kutsub ja keskkond kutsub, eks ole, et see on hoopis teistsugune kui, et just lõpetasin artikli ja üks järeldus oli see, et sageli inimesed, kes elavad linnas, suhtlevad oma töö kollektiivis küll, aga selles korteris, kus nad elavad või majas, nad ei teagi keda, kes seal on. Aga suhtlus läheb lahti siis, kui nad sinna maale jõuavad, seal on sõbrad ja seal on saunakaaslased ja seal töötab see asi. Et ka see sotsiaalsus on seal üllalt oluline. Nii, ja nüüd ongi see nädalavahetus. Et siin on nüüd see pilt näitab siis sedapisi, et kes on pühapäeva õhtul, mitte pühapäeva õhtul, kes on pühapäeval olemas ja siis kes on esmaspäeval kuskil. Ja näha siis, et linnades väga palju see küll ei muutu, aga see protsent ikkagi kahaneb. Aga on teatud kohad, kuhu siis tuleb väga palju, seesama Vihule jällegi, tuleb väga palju rahvast just nädala vahetusel juurde. Ja mismoodi on Eesti täna üles ehitatud, ongi siis selline nagu linnade ümber teatud rõngad, kus siis rahvas käib ja mis on praegu üks suur mure on see, et see Tallinna rõngas läheb üha suuremaks, Tartu ja Pärnu oma lähevad ka suuremaks, aga nad ise kahanevad, et tegelikult on Eesti see teiste linnade võimekus Tallinnale vastu seista üksjagu kahanemas. Ja need teised pildid, mida on tehtud ka teiste metoodikate järgi, see oli nüüd rahvaloenduse järgi tehtud kaart, kuidas liikumine käib. Ja see nüüd sellise mobiili jälgimise järgi tehtud, et pildid kattuvad tegelikult suuresti. On teatud metoodilised nüansid, aga printsiibis on meil selline maakondlik Eesti, kus siis sellised suuremad maakonnalinnad pakuvad teenuseid, pakuvad töökohti ja need on ka need kohad, kuhu tegelikult tasuks uusi tööstusi ja teenuseid juurde viia.
Ja mis veel on üks huvitav teema, et tegelikult kui me vaatame selliseid suuri üksuse nagu maakonnad või vallad isegi, siis kui me läheme nii-öelda peenemasse skaalasse, siis tegelikult on pilt hoopis huvitavam. Et mis tegelikult kukuvad ära kortermajad majandikeskustes linnades ja kasvavad küll suhteliselt vähe perekonnakaupa. Tegelikult üks roheline märk tähendab seal, et tuli üks pere kolis ära. Aga need rohelisi täppe, kui me vaatame eri kohti Eestis, on see nüüd isegi Ida-Virumaa või on see ka Võrumaa, siis need rohelisi täppe on sinna ikkagi metsa vahele nagu tekkinud. Ja see ka näitab, et on teatud muidugi, eriti kui me võtame näiteks Rõuge on täna jälle siin koos Haaniaga väljas, on sellise väga tugeva kogukonna endale loonud ja kui on juba väga tugev kogukond, kus on turvaline, kus on positiivne suhtumine, siis inimesed ka tegelikult üritavad omale häid sõpru sinna saada ja kui on elukoha valik, siis ilmselt ka see üha rohkem mängib nagu rolli. Nii, et mis meil siis toimub meil... Siis ma jätan selle teooria vahele ja räägin natuke ettevõtlusest veel. Ja mis meil siis ettevõtluse poole pealt võiks teha anda? Et põllumajandusmaa on meil kõigepealt kukkus kõvasti ja siis hakkas nüüd eurotoetused täna kasvama. Meil on maa hind on kasvama läinud, ka paljuski ilmselt tänu Euroopa toetustele, aga mis on just huvitav, et kui Lätis 2009 hakkas kukkuma, siis meil on ta hakanud kasvama. Ja see on nüüd selline Euroopa tase, et tegelikult meie maa hind on üks kõige madalamaid, et ta saab ilmselt ainult kasvada. Ja kui see vähemalt see põllumajanduspoliitika vähekigi nagu kestab. Et ilmselt ka mõnda aega tasub tegeleda üsna selgelt põllumajandusega, just sellise spetsiifilisema põllumajandusega. Võtan need vahele siin praegu. Ja lasen mõned sellised harud, mis siis tõenäoliselt nagu lendavad lähemad 10 aastat vähemalt. Ja on siis kõik, mis puudutab ressursikasutust, selle väärindamist, on siia piimanduse juurde pannud paar küsimärki, et siin on küll meil väga tugev teadus, meil on väga tugevad ettevõtted, aga ometi eksport langeb ja ometi seal teatud pealikud ei saa omavahel nagu suheldud, et see on selline omamoodi küsimuse teema, mismoodi sellega nagu edasi minna. Kindlasti toimub ka rekreatsioon edasi, pluss siis igasugused sellised spetsiifilised niši asjad. Kaevandamist väga kardetakse, aga tegelikult kui seda teha väga sellises väikses mastaabis ja kohalikega kokkulepitult ei pruugi see samuti olla tõsine probleem. Mis kindlasti töötab, metallmasin on imetehaseid Eestis praegu, mis on murdnud välja rahvusvahelisele turule, suudavad meestele maksta selle 2000 kätte, et tegelikult see on asi, mis kindlasti nagu töötab. Meil on väga tugevad puitmajade tegijad, elektroonikat on siin-seal. Nii, siis selline väga uus majandus kipub ainult Tartus ja Tallinnas olema, aga mis siis võib kindlasti nagu olla teemaks on siis kõik, mis puudutab siis tervisega seotud teenuseid ja muidugi selline lähima 20 aasta, 30 aasta teema on siis nagu hooldusteenused. Ning see, millest hakkab Valdur rääkima, et eestlane tahab sinna metsa vahele minna, et üks on selline see, et need maamajad tuleb nagu soojapidavamaks teha. Sinna ilmselt läheb üsna palju ressurssi, tulevad uued standardid Euroopast, nõudmaks, et me ehitame kvaliteetsemalt ja soojapidavamalt. Nii et ja on teatud kohad, kus nagu on võimalik nagu arenguteks väga palju ruumi, et see nüüd Võrumaa hinnad, nüüd ma liidan siia juurde Saaremaa hinnad. Te näete, et see vahe on siin krundi lõikes umbes 100-kordne ja ruutmeetri lõikes 300-kordne. Et miks pärast Saaremaal peab asi olema nii kallis ja Võrumaal mitte nii. Nii, ma arvan, see viimane slaid ja siis järgmiseid saate te lihtsalt sealt vaadata, et mis kuskil tüübis nagu toimib. Et mis siis toimuma hakkab? Ilmselt meil elanikkond natuke veel väheneb. Kas ta kasvama hakkab, selles ei saa küll praegu mitte mingit, ma ei julge ühtegi mürki võtta, et ta kasvama hakkaks lähikümnendil. Samuti linna lähedale kolimine jätkab, sest Tallinnast annab veel välja kolida küll ja veel. Eriti kui nüüd näiteks Lasnamäel peaks tekkima mustanahalisi üks selline tubli punt ja siis hakkavad nii eestlased ka venelased välja kolima sealt. Liikuvus kasvab jätkuvalt mõnda aega veel ja mida rohkem on inimesi linnas, seda rohkem on ka vajadus nagu puhkamiseks. Nii et see jällegi soosib sellist maal elamist. Valesti läks.
nii 20 aastat saab meil olema selline vananenud ühiskond. Kas meil tekib ka selline postproduktivistlik, ilmselt teatud pesadena tekib, neid juba on ja neid tuleb juurde, see, mida nüüd Ivik ajab, selline kogukonnalugu. Kuivõrd nüüd töökohad ajutuvad, siin on mul mitu küsimärki, sest on seda, mis selleks nagu soosib, aga on ka need trendid, mis seda nagu pigem nagu kokku ajavad, et noh, vähemalt puhkamise liikumine kasvab, aga see, kas nagu selliseid töökohti maal väga palju juurde tekib, selles ma väga kindlat lubadust teile anda ei saa. Ja, Karri, suur aitäh sulle. Publikupoolne aplaus ka, mõõdukas. Siin oli ausalt öeldes neid fakte ja numbreid ja seda pilti oli nagu väga lopsakalt palju. Ma ei tea, kui auditooriumil on kellelgi tahtmine mingi konkreetne küsimus esitada mõne asja kohta, mis konkreetselt arusaamatuks jäi või segaseks jäi, millele tahaks võib-olla ma ei tea, vastu vaielda ilmselt ei saa, enamus on nagu kõik uuringupõhised ja need olid faktid. Kas kellel, jaa, no Ivika ikka tahab. Ole hea, ma tulen, ulatan äkki nööriga sinuni ka. Ma tahtsin Karri seda küsida, et sinu enda ettekanne ütleb, et see on kuskil peale 40. eluaastat, kui inimesed tahavad rahulikumasse keskkonda. Kui sa siin messil ringi vaatad, see on need noored lastega pered, et kuidas seda seletada, et siin paistab just noorte huvi olevat tugevad, kas on millegi muuga seotud? No ma usun, et need on need kohalikud noored, kes on sealt tulnud ennast müüma, kelle sa oled ära angrasierinud. Meie messikülalised on just noored pered, aga võib-olla ta on seotud just selle loome inimeste tunkiga. See on üks. Siin seda peab ammustama, seda mikrofoni. Et üks põhjendus võib olla, no tegelikult mis on asi, et üks on keskkonna küsimus, et sul ka suburbias ei ole võimalik enam saada mõistlikku keskkonda, see on kallis, sa ei suuda seda omal lihtsalt lubada ja väga paljud noored pered võtavadki ja kolivadki natuke kaugemale ja see lihtsalt see ala venib. Ja teine asi, neil ei ole põdemist, et kui nad on juba, teema on see, et kui sul on inimene kuskil Kükametsa küla, ma ei tea, kas siuke küla üldse olemas on, aga ütleme Kükametsa külas, eks ole. Vanemad on seal ja vanemad ütlevad, et ma olen mitmed intervjuusid lugenud, et Annistit lugege näiteks. Et minge ära siit, siin ei ole perspektiivi, minge ära siit. Aga kui ta on siin Tallinnas juba olnud mõnda aega, ta on näinud, et siin nagu talle ei ole nagu enam huvitav või väga paljud tegelikult sa ise oled ka siit ju ministeeriumist kõndinud Otepää valda, eks ole, elama. Et see on jällegi see teine perspektiiv, et mis on võimalik, mis on sinu võimed ja nüüd ongi, et mida ma eelistan keskkonda või karjääri või missugust karjääri, eks ole, et paljudel inimestel on tõesti võimalik ka seda oma karjääri teha seal toru otsas, kui nad on sellised loovinimesed. Kas kusagil on mingi selline konkreetne valem ka, kui palju peab olema maal neid püsivaid tootmistöökohti selle jaoks, et seal teenusmajandus ja kõik see muu majandustööle saaks jääda? Põhimõtteliselt ei ole sellist kindlat numbrit, et võib olla ka selline väga aktiivne kogukond, näiteks piisab kunagi kui Võsu vald veel oli, siis Võsu vallavana ütles, saaks 3 seda endist kapteni sugulast omale valda, eelarve kohe 2 korda, eks ole, et see sõltub väga palju, mis kvaliteedi inimesed on. Aga nüüd Ameerikas näiteks on Metropolis on suur, Mikropolis on selline 10 000 on tööturuala, et 10 000 piirkond on nagu võetud selliseks nii-öelda alumiseks otsaks. Euroopas ka räägitakse sellest, et 10 000 inimest võiks olla nagu see 10 000 töökätt pigem ikkagi, jah. Et tööturg 10 000, mis võiks nagu nii-öelda olla ise toimiv. Et ta suudab nagu teatud teenused tagada, inimestel on koht, kus teater on, ütleme, Eestis on, muideks Rakvere on kõige väiksema teatriga, kutselise teatriga linn Euroopas, vähemalt oli mõni aeg tagasi. Ja Rakvere on praegu meil 15-16 000, mis tähendabki tööturuala seal piirkonnas mingisugune 15-20 000. Rakveres on teater, Rakveres on valik restorane, Rakveres on teatud valik töökohti, teenuseid, tegelikult see on sellise moodsa inimese elukvaliteedi tagamiseks. Sa ei saa öelda, et piisab sulle külapoest küll, ei piisa. Karri, suur aitäh sulle päeva sissejuhatamise eest, väikene kingitusraamat ka. Aitäh. Siin mõned ilusad mõtted ja lood ja laulud. Aitäh Karrile, teeme aplausi!